Mä ei kujutanut kunagi et just minä olen se, kes kaotab koik. Ollesi se vaevu teadvusel, ning minu enda käsi sunnitaksemain reetma. Nad ütlesid, et rahusti tottu ei tunne ma midagi. Selle asemel tuimesta seemu sydäme, kui nad surusid selle pastaka mu värisevate sormede vahelle. Tänä räägin teille midagi, mitä mä ei arvannut kunagi jagavat. Ja kui see tundub teille kasvoi hetkeksi tuttav, palun ma vaid, ette paneksite sellelle videolle, meeldib, ja telliksite mu kanali. Se aitab mul jatkuvalt oma sydänt avada. Minun nimi on Maret Vainu ja 73-aastaselt arvasin ma, et tean, mitä tähendab perekond. Arvasin, et moistan armastust. Arvasin, et väärikas korter Kadriorus, kus olin elanud 47 aastat, on alati minu oma. Arvasin, et mu lapset kaitsevad mind, niin nagu minä olin kaitsnut neid. Ma eksisin koiges. Sel hommikul, kui koik algas, mäletän Earl Grey tee lahna, mis aurus mu lemmikust portselan tassist, sellest, millel olid pisikeset siniset rossid ja mille mu kadunut abikaasa Rein oli mulle meidän 20. pulma-aastapäiväksi kinkinud. Istusin oma nahktukitoolis akna all ja vaatasin, kuidas varajaset soit ja Weitzenbergi tänaval kiirustasid. Lehed vanaltamme puul yle tee olid muutumas kuldseks ja hetkeksi tundus koik rahulik. Siis helises mu telefon. Emma, me peamme rääkima. Se oli mu poeg Thomas. Tema häälle se pingestoon. Mitä olin hakanut kartma? Kas me saamme tänä läbi tulla? Muidugi, kullake, ütlesin ma, kuigi miski kylm puges mulle köhtu. Kas koikan korras. Me seletämme. Kui kohalle jouamme. Kone katkes. Vaatasin telefoni oma käes, tundes end äkki oma kodus niin väiksenä. Aknast nägin Tallinna Lahte, mis ulatus silmapiirini, ja parvlaevad sädelesid hommikupäikeses. Olin seda vaadet näinud iga päiv aastakymneid. Se oli konstant maailmas, mis tundus mu jalge al yhä sagedamini koikuvat. Mä oleksin pidanud teadma, et midagi on valesti. Kuini Thomas kuika teema ode piret saabusid koos. Nad polnud enne seda päivä kuid rääkinud, nende suhet olid morandanut raha, uhkus ja koik niid väikesed julmused, mitä perekonnad yksteiselle teevad. Aga siel nad olid. Seisid mu ukseaval nagu ühtne rinne, nende nägudel ilmed, mitä mä ei osanud päriselt lugeda. Istu maha, Emma, ütles Piret. Teema hääl oli ornem kui aastaid. Me peamme sinu tulevikust rääkima. Sinu tulevikust. Mitte meie ühisest tulevikust. Mitte sellest, kuidas nemad saaksid mind aidata. Minu tulevikust, just kui see kuuluks neille otsustamiseksi. Vajusin tagasi oma tugitooli. Tommates kampsuni tihedamalt ymber olgade. Korter tundus äkki liiga suur, liiga vaikne, tais lausumata sonade raskust. Thomas istus diivanille. Kus Rein oli varem oma ajalehti lugenut, samal ajal kui Piret istus söögitoa tooli servalle, tema designer-käekot syles nagu soomusryy. Emma, sä jäät vanemaks, alustas Thomas huulikalt kaalutletud toonil. Selle suures kohas yksi elämine pole enam turvallinen. Mä saan suurepäräselt hakkama, vastasin mä, kuigi mu hääl köölas odatust vaiksemana. Kas ikka saad? Sekkus Piret. Sä kukkusid elmisel kuul, mäletad? Missis, kui juhtub midagi tosist ja keegi ei leia sin päivi, se kukkumine. Olin vannitoas libastunut, ei midagi tosist, ainult sinikas puusal. Aga kuidagi olid nad selles teada saanud. Ilmselt naabrinaiselt proua Tammelt, kes matles head, aga muretses liiga palju. Olin oma eluga 7 aastakymmentise hakkama saanud, aga äkki arvasid koik, et olen abitu. Olemme leidnud suurepärase holdekodu, jatkas Thomas. Holdekodu lootus, siel Mustamäel. Siellä on tegevusi, arstiabi kohapeal, sinuvanuseid inimesi, kellega suhelda. Sinuvanuseid inimesi. Just kui 73-aastane olemine tähendaks, et mä kuulun mingisse eraldi inimsuse kategoriasse, missä on ära pandud sinna, kus mä kellelegi ebamugavust ei valmista. Mä ei taha kolida, ütlesin vaikselt. Se on mu kodu. Piret ohkas. Heli oli terav kannatamatusest. Emma, ole realistlik.
Sa ei suuda seda kohta enam ylläpidä. Ainuiksi kommunaalkulut sövad su säästud ära. Minu säästud. Kuidas tema minu säästudeste adis? Ja ausalt öeldes, lisäs Thomas, selle korteriväärtus voiks rahastada sinu holdust aastaid. Se on nyt värt yle 1 000 000 euroa. Me voiksimme selle maha myyä. Paikutadasin kuhugi mugava se kohta ja investerida yle jäänu, et tagada sinu eest hoolitsemine. Siellä se oligi. Nende äkillisen mure tegelik pohjus. Minu kadrioru korter, mis oli ostetut piskuraha eest hun tyrteastea sedsäikemi tiis. Aastal oli nyt värt rohkem, kuin mä eales olin osannut ette kujutada. Parim kinnisvara yhdessä Tallinna koige ihaldus värsemas linnaosas. Olimme abikaasaga rabanud ja säästnud, et se koht osta, olimme siin oma lapsed yles kasvatanud, olimme nende seinte vahelle elu ehitanud. Nyt oli se lihtsalt vara, mida likvideerida. Mul on vaja aika mutlemiseksi, ütlesin mä, mu käed värisesid kergelt, kui sirutasin käe omateetasi järjelle. Muidugi, Emma, ütles Piret, tema hääl oli mesimagus. Aga ära liiga kauan motle. Holdekodul on ootejärjekord, ja me ei taha, et sa nii täiuslikust voimalusest ilma jääksid. Nad jätsid mu sinna tooli istuma, vaatama merelle, moeldes. Millal minusta oli saanut keegi? Kelle arvamus oma elu puudutavates otsustes ei omanut tähtsust? Te oli tassis jahtunut ja korter tundus mu ympär koopalik. Täis 47 aasta mälestusi, mis ilmselt ei tähendänut kellelegi peale minun midagi. Motlesin siis Reinulle, kuidasta oli mind kutsunut oma raudseksleediksi, sest mä ei annut kunagi yheski voitluses alla. Ta oli naernud, kui mä vaidlesin halduriga katkise kytte pärast, kui mä marssisin kooli oma lapsi kaitsma, kui mä astusin vastu tema ylemuuselle, kes yritas tema pensioni kallalle kippudaa. Aga kuskilte peal olin mä voitlemise lopetanut. Olin muuttunut järeleandlikuks, meldivaks, selliseksi emmaaks, kes ütles koigelle ja ei palunut midagi vastu. Sel ohtul helistasin oma lapselapselle Emmalle. Ta oli Toomase tytär, 25-aastane ja töötas graafillise designerina kesklinnas. Kogu mu perest oli tema ainus, kes ikka veel helistas lihtsalt selleks, et juttu ajada, kes meletas mu synnipäivä ilma meldetuletuseeta, kes tundus näkevät min rohkemana kuin lihtsalt vananeva kormana. Vanaema. Tema hääl oli siirast roomust särav. Kuidas sul läheb? Mä olen. Peatusin, teadmata. Kuidas seda sonadesse panna? Mä olen segaduses. Kullake. Mille pärast? Rääkisin talle kyläskäigust, holdekodust, sellest, kuidas Thomas ja Piret olid seda esitänyt. Just kui mu arvamus oleks vaid formaalsus. Emma oli pikalt vaid. Vanaema, kassa tahad kolida? Nii lihtne kysymys, aga kegi teine polnud vaivunut seda kysymää. Ei, sosistasin mä. Mä armastan oma kodu, siis ära koli. Aga nad arvavad, et se on mulle parim. Nad arvavad, et se on neille parim, ütles Emma kindlalt. Seel on vahe. Pärast kone lopetamist kondisin oma korteris ringi, vaadates seda esimest korda kuuden juoksul toilliselt. Köök, kus olin opetanut oma lapsi syyä tekemään. Kus Rein ja minä olimme jaganut lugematuid tassekohvia vaikseid vestlusi. Elutuba, kus olimme pidanud synnipäiväpidusid ja pyhade ohtusööke, kus olin oma lapselapsi magama kiikutanut. Magamistuba, kus Rein oli 3 aastat tagasi rahulikultunes surnud, kus olin leinanud ja aeglaselt oppinut yksi elämä. Se ei olnut lihtsalt kinnisvara. Se oli mu elu, miss sisaldus 4 seinäs ja 47 aastas armastuses, kautuses ja igapäiväses olemises, aga isegi kui mä tunsin trotsi sädet, hiilis siis se kahtlus. Kas mä olin isekas? Kas Toomasel ja Piretil oli oigus, et mä ei saa enää yksi hakkama? Kysymykset kerlesid mu peas nagu sygislehed tules. Mitä on voimatu kinni pyydä ja korrallikult uurida? Järgmisel hommikul helistas Thomas uesti. Emma, mä panin sulle 4 päiväksi huldekodulootu se kylastusaja kinni. Piret ja minä tulemme sulle kell 10 järelle. Mä ei ole veel midagi otsustanut, protesteerisin mä. Lihtsalt vaatasee yle.
Missee ikka halba teeb? Missee ikka halba teeb? Koik, tahtsin mä öilda. Si voib tehdä halba koigili, kui mä alustan seda tiidja leianen kaasakistuna teiste inimeste kindlusest selles, mis on minu elulle parim. Aga mä ütlesin ikkagi ja, sest seda mä alati tegin. Huldekodu luutus oli täpselt se, mitä uudata vois, beigid vaibad, päivävalguslambid ja tööstusliku desinfitseerimisvahendi laan, mis vaivu varjas midagi epämeldivamat selle all. Direktor? Naine. Kes ei voinut olla vanem kuin 40. Rääkis minust. Just kui mind polekski seal. Proa vainu sobiksi ja suurepäraselt. Ytlestää Thomaselle ja Piretille. Meil on suurepäraset programmid, elanikele tema funktioneerimiset asemel. Minu funktioneerimiset asemel. Tahtsin talle öelda, et olin 73 aastat suurepäraselt funktioneerinud. Tänään väga. Et mä luen endiselt igal hommikul 3 ajalehte. Haldan endiselt oma pangaarvet. Valmistan endiselt kierukaid eineid yhdelle. Sest keldusin luopumast lihtsast hestoidust saadavast naudingust. Selle asemel noogutasin ja nairatasin ning lasin neil arutada oma tulevikku, just kui oleksin laps, kes vajab täiskasvanuid olulliste otsuste tegemiseksi. Ekskursion holmasväikest korterit, nad nimetasid seda sviidiksi, aga tegelikult oli se vaid magamistuba kööginurgaga, kuhu ei mahtunut rohkem kui keeduplaat. Aken avanes parkimisplatsille. Sil polnud ruumimu klaaverille, tiipklaaverille, millega Rein oli mind yllätänyt meie 25. pulma-aastapäiväksi. Sil polnud ruumimu raamatutele, mu fotodele, mu toataimede ajalle, mille kasvatamiseksi oli kulunut aastakymneid. Se on sulle ideaalne ema, ytles Piret Romsalt. Nii paljon vähem muretsemist, vähem muretsemist, vähem huolitsemist, vähem armastamist. Vähem elu elamiseksi. Soidul tagasi Kadriorgu mainis Thomas Möödaminnes, et oli juba kinnisvaramaklerika rääkinud. Lihtsalt et saada aimu turu väärtusest, ytlestä. Me tahamme venduda, et sä saad parima voimaliku hinna. Parima voimaliku hinna elu eest, mille olin ehitänyt. Just kui armastust ja mälestusi saaks konverteerida eurodeksi ja sentideksi. Hojustada mingille investeerimiskontolle, et genereerida dividendemu viimasteks aastateksi. Sel ohtul istusin oma köögilauas tassi tee ja joonelise blogiga, pyydes oma rahas jadest sotti saada. Mä ei olnut rikas, kaugeltki mitte, aga mä polnud kapuupaljas. Minu ikäkuine pensionkolist, kus olin 30 aastat raamatukoguhoidjana töötänud. Koos riikliku pensioni ja Reinu tagasi hoidliku elukin lustu sega oli piisav, et kattamu kulud. Korter oli minu oma, hypoteek oli aastaid tagasi ära makstud. Miksi siis mu lapsed olid nii kindlad, et mä ei saa endalle lubada sinna jäämist? Motlesin uesti Emmalle helistada, aga oli hiljaa ja mä ei tahtnud teda oma probleemidega kormata. Selle asemel leidsin end valimas oma vana sobranna Maije Tammenumbrit, keselas 2 maja edasi Faihelmanni tänaval. Maije oli olnut mu lähim sobranna alates 1985 aastast, kui tema perenaabruskonda kolis. Olimme koos oma lapsed yles kasvatanut, aastakymneid roomi ja muresid korvuti yle elänyt. Kui keegi annaks mulle ausat nau, siis oleksi Maije. Kullake, ytlestä pärast seda. Kui olin olukorra selkeäksi teinud, se ei tundu mulle oikee. Sä arvad, et mä olen kangekaelne. Mä arvan, et sin survestatakse. Ja mä arvan, et sä pead endalt kysymä, miksi su lapsed on niin innukat su korterit endalle saama. Kysymys rippus meie vahel ohus, epämugav ja vajalik. Voibolla nad toesti arvavad, et si on mulle parim, ytlesin mä, kuigi sonad tundusid isegi näid välja ueldes tyhjad. Voib olla näevad nad eurode märke ja on väsinud oma pärandit ootamast. Se voi malusta bas mind nagu fyysillinen löök. Kas mu oma lapset voisid toesti olla nii kalkuleerivad? Kas nende mure minu heaulu pärast vois olla vaid kattevari nende sooville noudaseda, mitä nad pidesid oikeustatultenda omaks? Maije, ytlesin vaikselt, millinen ema mä olen, kui mä isegi matlen sellisid asju oma laste kohta? Sä olet ema,
Kes on lopuksi realsuselle ärkämas, vastasta. Ja olika aeg. Pärast koone lopettamist ei saanut mä magada. Rändasin oma öösärgiskorteris ringi, puudutades tuttavaid esemeid, just kuin niid oleksid talismanid, mis suudaksid mind oma elus mandada. Antiikne peegel, mis oli kuulunut mu vanaimalle. Keraamillinen vaas, mille Rein ja minä olimme ostnud oma mesina dalatel. Raamitud foto meist koikist emma yli kooli lopetamisel. Viimane kord, kui me koik olimme siiralt onnelikud koos. Millal se muutus? Millal mu lapsed lakkasid nägemast mind oma emana ja hakkasid nägemä mind kui takistust, mida yletada? Motlesin tagasi astatele pärast Reinu surma, kuidas Toomas ja Piret olid tormanud appi pakkumistega, mis järk-järgult muutusid kontrollinoueteks. Nad olid noudnud minu rahasjade ylevotmist, lihtsalt et asju lihtsamaks teha. Nad olid kritiseerinud mu majapidamist, mu autojuhtimist, mu sosiaalseid tegevusi. Iga mu iseseisvuse aspekt oli aeglaselt erodeerunut, nagurand, mida lakkamatud lained kulutavad. Ja mä olin lasknud sel juhtuda, sest olin tänulik nende tähelepanu iist. Meille heitlikult sovides mitte olla omaleinas unustatud voi hyljatud. Järgmisel hommikul saabus veel yksi sovimatu yllätys. Soin hommiku sööki, kui keegi mu uksele koputas. Uksea vast nägin Nordmeest kallis ylikonnas, portfel käes. Proua Vainu. Olen Jaak Koppel kinnisvarabyroost Koppel ja partnerid. Teie poeg Toomas palus mun läbiastuda, et arutada teie kinnisvara myykipanemist. Mä polnud noustunut midagi myykipanemaa, aga siltä oli mu ukse iis, just kui otsus oleks juba tehtud. Ta kondis mu kodusringi kellegi kariloomi hindava kalkuleeriva pilguga, tegi oma tahvelarvutisse märkmeid, pildistas. Ilusad originaalsed puit porandad, pomisesta. Klassikaliset sojailsed detailid. Siimyakse tänäsel turul kiiresti. Tanimetas summa, mis pani mulpea ringi käima, 1,4 miljoonit eurot. Rohkem raha, kui mä olin eales unistanut omada. Aga kuita rääkis ruutmetritest ja vuoreldavatest myykidest ja Turusun duumustest, suutsin mä moeldavaid sellest, kuidasta nägi mu elu kui pelkalt kaupa, mida myö körgeima pakkujalle. Pärast tema lahkumist helistasin Toomaselle. Miksi oli mu korteris kinnisvaramaakler? Kysysin mä ilma siis se juhatuseta. Emma, maju ütlesin me lihtsalt uurimme voimalusi. Tead mised on joud eks? Sul ei olnud minu lubateda siia saata. Mä pyyn aidata sul tehdä teadliku otsust. Kassi polesi, mitä sä tahad. Vestlus käis ringiratast. Tuomas maalis endast pildi pyhendunut pojast, kes pyyab kaitsta oma segaduses ema halbade valikuute tegemise eest. Kui mä koone lopetasin, tunsin enduimasena ja ebakindlana, just kui mu enda realsust kirjutaksid ympärinimesed, kes väitsid teadvat minust paremmini, mis on mulle hea. Sel pärast lounal helistas Emma. Vanaema, isä helistas mulle. Ta ytleb, et sä oled kolimise osas raske. Siisona torkas. Mind oli elus paljudeks asjadeks nimetätud, kangekailseks, voi arvamuskyllaseks, aga mitte kunagi raskeeks. Si oli sona, mida inimesed kasutasid ebamugavate eakate sukulaste kirjeldamiseksi. Kellel polnud hedtakti tunnet vaikselt teiste inimeste plaanidega oma elukohta noustuda. Mä tahan lihtsalt oma kodus elada, ytlesin mä. Siis elä. Sä ei vaja kellegi luba oma elu elamiseksi. Kui se vaid nii lihtne oleks. Toomase ja Pireti surve oli nüüd pidev, lakkamatu voog telefonikonesid, külastusi ja abistavaid sovitusi, mis tundusid pigem käskudena. Nad olid planeerinud uue ekskursiooni teise holdekoodusse. Nad olid pannud mulle aja finantsnoustaja juurde, kes aitaks mul oma valikuid moista. Nad olid isegi läinud nii kaugele, et vihjasid, et mul võib olla arenemas dementsus, et mu vastumelsus kolida oli märk kognitiivsest langusest, mitte täiskasvanud naisen ratsionaalsest valikust. Se gaasitamine oli peen, kuid pyysiv. Nad seadsid kahtluse alla mun mälestused meie vestlustest, vihjasid, et mä unustan asju, andsid moista, et mä ei matle selgelt.
Se oli salakaval emotionaalse manipuleerimisen vorm, mis pani mind kahtlema omaenda tajudes ja otsustusvoimes. Aga monikord, vaiksetel hetkedel. Tunsin oma vana voitlusvaimusähvatust. Motlesin Maije Soonadelle, Emma Ägedale lojalsuselle, naiselle, kes mä olin olnud enne, kuilein ja yksindus mind järeleandlikuks tegid. Kriis saabus yhelteisipäivä hommikul novembris. Tunsin end halvasti, lihtsalt pikaajallinen kylmetys, mis oli mu rinda pugenud, kui Toomas saabus ette teatamata koos naisega, keda mä ei tundnud. Emma, se on Dr. Siiri Metz. Palusin tal läbiastuda ja sind kontrollida. Dr. Metz oli piisavalt meeldiv, aga midagi selles olukorras tundus vale. Miks Toomas polnud mulle öelnud, että tuleb? Miks ta polnud kysynud, kas mä tahan arsti näha? Ta uuris mind pongusalt, kysis paar kysymust selle kohta, kuidas mä en tundnud olin. Si järel pidas tumasega koridoris sosistatud vestluse. Kui nad tagasi tulid, nägid molemmat tosised välja. Proua Vainu, ütles Dr. Metz, mä arvan, et teille voiks kasu olla kergest rahustist, mis aitaks teie ärevusega kolimise osastoime tulla. On täiesti loomulik tunda stressi suurte elumuutuste pärast, aga me ei taha, että en muretsemisega haigemaks teksite. Mä polnud maininud, et tunnen mingi kolimise pärast ärevust. Tegelikult olin mä temaga vaevalt rääkinud, aga enne kui mä sain protesteerida, valmistasta juba systalt. Se aitab teil lihtsalt loodvestuda, ütles ta. Se on väga kerge, pole vaja muretseda. Sys tegi mind uimaseks ja emalolevaks, just kui höljyksin veidi väljaspuul oma keha. Toomas aitas mutuuli, toi mulle klaasi vet, rääkis mulle rahustavates toonides, kuidas koik saab korda. Siis saabus piret veel paberitega allkirjastamiseksi. Lihtsalt monet esialgset dokumentid selgitastaa, asetades need kohvilaualle minu ette. Ei midagi suurt, lihtsalt prosessi alustaminen. Läbirahusti udu yritasin keskenduda Soonadelle, aga tähed tundusid lehel ujuma. Juridillinen kiel, omandioiguse yleandmised, yldvolikirjavormid. Toomas pani pastaka mu kätte, suunas mu sormed allkirjarealle. Lihtsalt kirjuta sia alla, Emma. Me hoolitsemme koige iist. Mu käsi tundus raske, minu tahtest lahti yhendatud. Pastakas liikus yle paperi, aga midagi sygaval mu uimastatud teadvuses mässas toimuva vastu. Se ei olnud oige. Se ei olnud se, mitä mä tahtsin. Se ei olnud nousolek. Se oli huulitsuseks maskeeritud sundimine. Tohutu pingutusega voitlesin end läbi keemillise udu ja keskendusin sellele, mitä mä kirjutasin. Oma nime asemel, Maaret Vainu asemel, kirjutasin värisevate, kuit tahtliketähtedega yhdessoona. Ei. Piret heitis paberille pilgu ja noogutas hajamelselt, seejärel vaatas uudesti. Ta nägu läks valgeeks, kuita mu allkirja jollitas. Toomas, sosistasta, tema hääl oli paanikast pingul. Vaata seda. Ta kummardus yle tema oola ja mä vaatasin. Kuidas tema ilme muutus rahulolust shokiksi ja millekski, mis nägi väliä peaegu nagu hirm, mis se on? Naudista, lehvitades paberit mun ees. Mitä sä kirjutasid? Läbi rahusti suutsin rääkida. Mitte minun nimi, mitte minun valik. Ei juhtu. Nad yritasid mind uudesti kirjastama panna, väites, et olin teinut vea, et Ravim oli mindsegadusse ajanut. Aga huulimata tundest, et olen V.A.L. Hoitsin sellest yhdestä soonast kinni nagupäästä rongast. Ei nende manipuleerimiselle, ei nende varguselle, mis oli maskeeritud huulitsuseks. Ei oma elu ära andmiselle, olles vaevu teadvusel. Dr. Metz tegi mulle uus systi, sekortugevama, ja mä vajusin raskesse unne, mis oli täis rahutuid unenagusid naututest inimestest, kes votsid tykikesi mu elustäära, samal ajal kui mä abitult pealt vaatasin. Ärkasin järkmisel hommikul oma korteris yksi, täis rietuses samas tuulis, kus mind oli uimastatud. Mupea tundus olevat puuvillaga täidetud ja suu oli kuiv kui tolm. Kohvilaual oli hunnik pabereid, monet allkirjastatud,
Monet kortsus ja yksi mu trotsliku, ei, ga endiselt selgelt nähtäv siel, kus oleks pidanud olema mu alkiri. Kulus mitu minutit enne kui toimunu täielik ouduskohalle joudis. Mu oma lapsed olid mind uimastanud. Nad olid toonut arstimu koju valedel ettekäänetel. Lasknut tal mind uimastada ilma minu teadliku nousolekuta, ja seejärel yritänyt mind petta alkirjastama juridilisi dokumente, kui olin teovoimetu. Se ei olnut hoolitsus. Se ei olnut armastus. Se oli eakate värkohtlemine, puhtalt ja lihtsalt. Aga isegi kui vihaliitus segadusega mu uimastatud ajus, tunsin midagi muud segunevat, äge otsusekindlus, mis oli liiga kaua uinunut. Nad olid mind alahinnanud. Nad arvasid, et olen lihtsalt segaduses vana proa, keda saab manipuleerida ja kontrollida. Nad polnud arvestanut voitlejaga, kes mä kunagi olin. Naisega, kes oli vastu seisnud majaomanikele, koolinoukogudele ja koigille teistele, kes yritäsid mind kamandada. Se naine oli endiselt siellä, maetud aastate pikkuse leina ja järeleand likkuse alla, aga mitte surnud. Veel mitte. Veetsin ylejäänud päivä neid maha jäätud pabereid läbi vaadates, pyydes moista, millele maa olin petetud alla kirjutama. Suurem osa sellest oli arusaamatu juridillinen jargon, aga yksi dokument oli kristalselge. Yldvolikiri, mis annaks Toomaselle täieliku kontrolli minu rahanduse ja meditsiiniliste otsuste yle. Tänään jumalat selle yhes sona eest, ei, mis oli alkirjareale kritseldatud, se oli tyhistänyt kogu dokumendi, muutnud selle väärtusetuks. Mut trotsihetk, isegi läbi nende keemillise udu, oli päästnud mind täielikust juridillisest abitusest. Aga avastus sellest, mitä nad olid yritänyt, raputas mind hingepojani. Niid olid mu lapsed, babyd, keda olin imetanut ja kasvatanut ning armastanut iga oma keharakuga. Kuidas me olimme joudnut selleni, et nad nägid mind vaid takistusena nende ja nende pärandi vahel. Motlesin aastatele, mille olin neille pyhentänyt, ohverdustele, mitä olin teinud. Kui Toomase esimene äri epäonnestus, ansimme Reinuga talle 10 000 eurot, meie kogu puhkuse säästud. Kui Piret elas läbi oma kibedalahutuse, huolitsesin mä kuude kaupa teema laste eest, kunita jalulle sai. Kui Toomase naineta maha jättis, olin mä kohal koduste toitude, lapse hoidmise ja olaga, millel nutta. Olin olnut rohkem kui ema, olin olnut pank, holdaja, terapeut, turvavork, millele nad said tuetuda. Kui eluraskeks läks, ja niin nad mulle tasusid, uimastades mind ja yritädes varastada mu kodu. Telefon helises sel päiväl pidevalt. Toomas, Piret, isegi kinnisvaramakler, kes tahtis teada, millalta saab korterit näidata. Mä ei vastannut yhellegi neist. Selle asemel tegin endalle tassiteed kätega, mis värisesid vaid kergelt, ja istusin oma taulis akna all ning hakkasin plaani pidama. Esimene asi, mitä tegin, oli Emmalle helistämine. Vanaema, su hääl köölab imelikult. Kas koik on korras? Rääkisin talle koik vultsarstist, uimastamisest, alkirjapettusekatsest. Emma oli pärast mu jutu loppupikalt vaid, issand jumal, vanaema. Se pole hoolitsemine, se on inimrööv ja pettus. Sa voiksid nad lasta arreteerida. Se muute polnud mulle pähe tulnud, aga Emmal oli oigus. Se, mitä nad olid teinud, oli kriminaalne. Mitte lihtsalt epämoraalne. Aga mote oma laste arreteerimisest tundus voimatu, isegi pärast koikea, mitä nad olid teinud. Mitä mä peaksin tekemään? Kysisin mä. Esiteks pead sa niid paberid advokaadi juurde viima. Toellise advokaadi, mitte mingi isa sobra juurde. Kellegi juurde, kesesin dab sinu huve, mitte nende. Se oli hea no, aga muote oma perega kohtusvoitlemisest oli kurnav juba enne alustamist. Kas se oli se, milleks mu elu oli saanud? Juridilliset lahingud inimestega, kes oleksid pidanud mind kaitsma. Emma pidi mu kahklusta juma. Vanaema,
Sä ei pea kogu oma elumaha puoletama. Aga sä pead end kaitsma. Sel ohtul tuli maje hiinatoidu ja veini pudeliga kyllä. Ta heitis yhe pilgu mun näule ja mähkis mind ägedässe kallistusse, mis meenutas mulle, mida tingimusteta armastus tegelikult tähendab. Räägi mulle, ytles talitsalt. Ja mä rääkisin. Maje kuulas vahelle segamata, tema tumedad silmad muutusid yhä vihasemaksi, kui mä kirjeldasin elmise päivä syndmusi. Kui mä lopetasin, oli ta pikalt vait, ryypäs oma veini ja vaatas aknas Tallinna lahelle. Kullake, ytlestä lopuks, mä olen sin tunnut peaigu 40 aastat. Sä kasvatasid need lapsed yles suurema armastuse ja ohverdusega kui ykski ema, ketä mä kunagi näinud olen. Aga armastus ei anna neille oigust su elu varastada. Nad arvavad et aitavad mind. Nad arvavad et aitavad endalle su korteri. Se oli karm, aga ilmselt tosi. Majel oli anne loigata läbi perekondlike suhete emotionaalsest keerukusest ja nähdä lihtsat, sageli inetut realsust selle all. Mitä sä teeksid? Kysisin mä. Mä voitleksin, ytlestä kuhklematta. Mä voitleksin nagu porguline. Sel öl mä vaevalt magasin. Motlesin pidevalt sellelle sonalle. Ei, ja mitä se esindas. Se oli esimene kord aastate joksul, kui olin oma lastele ei öelnud, isegi kui olin seda tehes uimastatud. Aga selle keeldumisen joud oli jo vastav. Olin unustanut, mis tunne oli oma tahet kehtestada, keelduda teiste inimeste plaanidest oma elukohta alla jäämast. Järgmisel hommikul saabus veel yksi soovimatu kyläline. Piret, kes nägi oma korporatiivises kostyymis laitmatult väliä, kandis portfellia nairatust, mis kunagi tema silmadesse ei joudnud. Ema, me peame eilsest rääkima. Ja, noustusin mä. Peame kyll. Ta istus divanille kellegi hoiakuga, kes vuotab kontrolli raske, kuid hallatava olukorrayle. Mä tean, et sä oled toimunust segaduses. Aga. Mä ei ole segaduses, katkestasin mä. Te uimastasitte mind ja yritäsitte mind petta allkirjastama oma oigustest loobumist, kui olin teovoimetu. Pireti huulikalt komponeeritud ilme libises veidi. Se ei ole. Sä mäletad valesti. Kas toesti? Sest mul on paberid, miste maha jätsite, minu allkirjaga, mis ytleb väga selgelt. Ei. Minu nime asemel. Se ei tundu mulle segaduses naisekäitumisena. Emma, sä oled melodramaattinen. Dr. Metz andis sulle midagi kerget, et aidata su ärevusega. Mis ärevusega? Mä pole kunagi öelnud, et olen ärevil. Ja kes on Dr. Metz? Mä pole teda kunagi varem oma elus näinud. Piret avas oma portfelli ja vottis väliä uue komplekti pabereid. Vaata, liigumme sellest lihtsalt edasi ja keskendumme sellelle. Mis on olulaine? Meil on siin uus komplekt dokumente, mis kajastavat oikeasti. Ei. Sona tuli väliä tugevamalt, kui mä olin kavatsenut, yllätades meid molemaid. Pireti silmät läksid veidi suuremaks. Emma. Ei, kordasin mä, toustes oma tuulilt suurema enesekindlusega, kui olin kuuden juoksul tunnut. Mä ei kirjuta millellegi alla. Mä ei koli kuhugi. Ja mä kindlasti ei tee enää mingeid tehinguid, olles uimastatud mingi voltsarsti polt. Kelle te palkasitte mind kuulekaks tekemä? Ta ei ole volts. Ta on täiesti se aduslik. Miks ta siis mind korralikult ei uurinut? Miks ta ei kysinut mu haigusloo ega praeguste ravimite kohta? Miks ta uimastas mind ärevuse symptomite pohjal, mis eksisteerisid ainult Tomase kujutluses? Piret oli nüüd segaduses, tema huulikas kontroll libises. Kuita otsis juridiliselt kolavaid argumente. Mis lagunesid elementaarse kontrolli all? Tema oigustuste otsimist oli peaegu rahuldust pakku vaadata, kui poleks nii kurb nähdä, kelleks mu tytar oli saanud. Loptulemus on se, jatkasin mä, tundes endiga sonaga tugevamana. Se on minu kodu, minu elu ja minu otsus. Kui sä ei suuda seda austada, siis voibolla pole meil enää midagi arutada. Piret tousis järsult pysti, lykätes paberit teravate.
Vihaste liigutustega takasi oma portfelli. Olgu. Aga ära tule meie juurde nutma, kui sa trepist alla kukud voi insuldi saad ja seal päevi lamad, enne kui keegi su leiab. Kui se on su suurim hirm, siis peaksid sa mulle sagedamini helistama. Tead kyll, nagu tytar, kes tegelikult oma ema heaolust huulib. Ta lahkus ilma yhegi sonata, lyues mu ukse kiinni nii kovasti, et pildiramid seinal värisesid. Seisin seal äkillisessä vaikuses. Mu sydä tagus adrenaliinista ja millestki, mis tundus märkimisväärselt voiduna. Olin seda teinud. Olin öelnud ei. Olin seisnud enda eest oma tytre manipuleerimise ja emotionaalse väljapressimise vastu. Se tundus samal ajal hirmutav ja virgutav. Aga mä teadsin, et se on alles algus. Toomas ja Piret ei anna niin kergesti alla. Kaalul oli liiga paljon rahaa. Nad koguvad enduesti, leiavad uusi rynnäkunurki, uusi viisemu enese kindluse ja autonomia uunestamiseksi. Mä pidin nende jaoks valmis olema. Sel pärast lounal panin ajad kinni advokaadi ja uue arsti juurde, molemad sovitas Emma, molemal polnud mingit seost minu perega. Olin väsinud teistä inimeste sona uskumast selles, mis on mulle parim. Nytsest kavatsesin saada soltumatut inimestelt, kellel polnud tulemuses rahallist huvi. Advokaat Margit Kask oli teräinen nainen 50-dates, kes specialiseerus eakate oigusele. Temabyro asus Tallinna kesklinnas. Piisavalt lähedal, et hea ilmaga jalgsi minna. Ta kuulas mulugu kasvava murega. Tehes märkmeid ja esitaades yksikas jalikke kysymusi syndmuste ajajuune kohta. Se, mitä nad tegid, on eakate värkohtlemine. Ytlestä otsekoheselt, kui mä lopetasin. Uimastamine ilmate ad likunousolekuta, katse saada alkirju. Kui te olitte teovoimetu. Niid on tosiset kuriteod, mitte ainult eetilliset rikkumised. Mä ei taha, et neid arreteeritaks, ytlesin kiiresti. Mä muistan. Aga te peate end kaitsma tulevaste katsete iist. Piksimme alustama teie juridilise ja finanssolukorra pohjaliku hindamisega, vendumaks, et polemuid haavatavusi, mitä nad voiksid provida ära kasutada. Ta juhatas mind läbi prosessi, kuidas tyhjistada koikvolikirjad, millelle mä voisin varem allakirjutada, kindlustada oma pangakontod ja dokumentoida pettuse katse tulevikuks. Se oli kurnav työ, aga joudu andev. Esimest korda kuuden jooksul tunsin, et mulla on advokaat minu puolel. Uus arst, Dr. Liz Tam, oli sama professionaalne ja rahustav. Ta teki pohjaliku fyysillise läbi vaatuse, sellise, mitä oleksin pidanud saama salapäräselt Dr. Metzalt, ja kuulutas mu oma vanuse naise kohta suurepäräses tervises olevaks. Teie vererohkon veidikör genenud, aga se on vaevalt yllätäv, arvestades seda, millega te olette pidanud tegelema, ytlestä. Pole absoluutselt mingeid meditsiinillisi pohjuseid, miksi te ei saaks veel aastaid iseseisvalt elada. Se ametlik meditsiinillinen arvamus oli nagusomusrymulaste väidete vastu, et mä olen alla käymäs, segaduses voi ei suuda enda est hoolitseda. Mä polnud yksineist asiadest. Mä olin lihtsalt naine, ketä olid systemaattiselt onestanud inimesed, kes oleksid pidanud main toetama. Järgmise paari nädala jooksul provisid Toomas ja Piret koiki nippe oma varamust. Nad toid kaasa teisi sugulasi, sopru kirikust, isegi mu vanu naabreid, et venda mind, et kolimine on moistlik valik. Iga vestlus järgis sama scenaariumi. Murea valdused minu turvallisuuse pärast, vihjed minu vaimselle voimekuselle, sovitused, et olen kangekaelne ja epämoistlik. Aga nüüd, kui mä teadsin, mitä otsida, olid nende manipulaationitaktikat läbipaistvad. Nägin, kuidas nad rääkisid minust. Just kui mind polekski sil, kuidas nad lykkasid tagasi mu selgelt väljendatud elistused, kuidas nad maalisid endas pildi kannatavatest lastest, kes yrittävät huolitseda raskeema ist. Läbimurre saabus, kui Thomas tegi olullise vea. Ta helistas Margit Kasi byrosse.
Väites end olevat minu poeg ja paludes koopiaid minu juridilistest dokumentidest. Muidugi ei saanud Margit midagi ilma minu loata väljastada, aga fakt, että oli proovinud, ytles mulle koik, mida ma pidin teadma tema austusest minu privaatsuse ja autonomia vastu. Ta on meille heitel märkis Margit, kui ta helistas, et mulle kontaktist rääkida. Se on tegelikult hea uudis. Se tähendab, et meie kaitsemeet me töötavad. Aga meille heitel inimeset teevad arvamatuid asjuja ma polnud valmis Toomase järgmiseksi käiguks. Ostsin toidukaupu väikeses poes Raua tänaval, kui kohtasin Sirje Mändi, vana sopra koolist, kus olin töötanud. Vestlesimme meeldivalt paar minutit, rääkides uudiseid yhdistest tuttavatest ja meie peredest. Kui mainisin, et elan endiselt Kadriorus, vuottis teema nägu segaduses ilme, aga Toomas ytles mulle, et sa oled kolinut yhteneist senioride kommunidest, ytlestä. Ta jättis mulje, et sa oled siellä palju onnelikum, lähemal arstiabile ja koigele sellele. Mu veri tardus suntes. Millalta sulle seda rääkis? Just eelmisel nädalal toidu poes. Ta tundus nii kergentynyt, et sa olid lopuksi noustunut kolima. Vabandasin end ja köndisin koju uimasena. Mu moistus kihastaga järgedest. Toomas rääkis inimestele, et olin juba kolinut, et otsus oli tehtud ja ellu viidud. Kasta yritas luua narratiivi, mis muudaks mu tegeliku vastupanu irrationaalseks. Voi oli se, että valmistus milleksi veel hullemaks. Sel ohtul helistasin Emmalle. Vanaema, se on toesti häiriv. Tundub, et isä yritab luua valerealsust, kossa olet juba koigega noustunut, mitä tätä hab. Aga miksi? Ma ei tea, agasi ei saa hea olla. Voibolla pieksid sa par öd maie juures olema, kuunimme välja selgitämme, mitä ta planib. Olin sama muelnud. Mu korter ei tundunut enam turvallinen, mitte siis, kui Toomasel olid vuot media ilmselt polnud tal mingeid kahklusi ilmuda volt sarstidega, et mind uimastada. Maie naustus kohe, et ma voin tema juurde jäädä, ja me tegimme plaane, et ma tulen järgmisel ohtul väikese ööbimiskotiga. Aga ma ei joudnud kunagi Maie korterisse. Järgmisel hommikul ärkasin pearing luse ja iiveldusega. Alguses arvasin, et se voib olla grip. Naabruses oli ringi liikumas vastik virus. Aga hommiku edenedes tundsin end pigem halvemmini kui paremini. Keskpäiväks olin niin nörk, et suutsin vaivu seista. Helistasin doktor Tammele, kes käskis mul kohe kohale tulla. Maie soidutas mind kliinikusse, kus vereproovit paljastasid midagi shokeerivat. Mind oli systemaattiselt myrkitatut väikeste annuste unerohuga mitme päivä jooksul. Kegi on pannut bensodiazepiin, ettei toidu voi joogisisse, ytles Dr. Tam syngelt. Mitte piisavalt, ettei tappa, aga piisavalt, et muuta teid segaduses olevaks. Järjelle andlikuks ja näima kannatavat kognitiivse langusse all. Tuba kerles mu ymber, kui olu korra täielik oudus kohale joudis. Kegi oli mind uimastanud. Mitte ainult se yks kord voltsarstiga, vaid korduvalt, metodilliselt, piisavalt väikestes annustes, et näitä normaalse vananemise voi kerge haigusena. Kellel on juurdepäästäjä toidulle? Kysis Dr. Tam. Vastus oli ilmselge, kuigi ma ei tahtnud seda uskuda. Toomas oli mulle tuonut toidukaupu iga paari päivä tagant, väites, että ei taha, et ma peaksin raskeidkotte kandma. Piret oli mulle kylästuste ajan lounat teinud, röhutades, et ma pean paremini sööma. Nad olid mind aeglaselt myrkitanut, väljendades samal ajal muret mu tervise ja heaolu pärast. Me peame politseisse helistama, ytles Maie kindlalt. Sion ammu väljas pulperedraamat. Sion morvakatse. Aga isegiselle toendies kahklesin ma. Niid olid mu lapsed. Ykskoi väärastunut nende teod olid muutunut. Olid nad ikkagi bebid. Ketä olin imetanut läbi kesköiste palavike. Väikelapsed. Ketä olin opetanut kingapailu siduma. Teismellised. Kelle pärast olin muretsenut ja palvetanut niin ketä tingimusteta armastanut. Mulla on vaja aika motlemiseksi, ytlesin nörgalt.
Dr. Tom ei ollut mu emainstinktides suhteessa niin kaastundlik. Proa vainu, kui keegi jätkab teie mürgitamist, voitte saada pysyvän neurologillise kahjustuse voi isegi surra. Se ei ole perekonnan leppimise kysymys, se on ellujäämise kysymys. Tal oli oigus, aga selle realsuse emotionaalne kaal oli pea egu talumatu. Kuidassa helistad politseisse omaenda laste peale? Kuidassa tunnistad, et inimesed, kes peaksid sin maailmas koige rohkem armastama, on valmis sin raha pärast äglaselt tapma? Maie viis mind tagasi oma korterisse, kus ma vetsin pärast lounaleina ja uskumatu udusees. Ta tegi mulle kanget kohvi ja hoidis mind rääkimas, aidates mul töödelda avastatus suurust. Kullake, sa pid lopetama neist motlemise kui oma lastest, ütles ta urnalt. Lapsed ei yritä oma emasid pärandiraha pärast morvata. Niid on kurjategijad, kes juhtuvad sinu DNAd jagama. Sel ööl, kui ma lamasin Maie kylällistetuas, tegin oma elu koige raskema otsuse. Helistasin kesklinna politseja oskonda uuria Maria Saarelle ja esitasin ametliku kaibuse Toomase ja Pireti vastu eakate väärkohtlemise, pettuse ja myrgitamiskatse eest. Uuriminen liikus kiiresti, kui politsei asiaga tegelema hakkas. Nad leidsid bensodiazepiinid minu kohvipurust ja suhkrutoosist. Molemad anumad, mille Toomas oli hiljuti väliä vahetanud, väites, et vanad on kopitanud. Nad kysitlesid volts Dr. Metsa, kes osutus meditsiinioeks, kelle litsens oli peatatut epäeettilise käytumise eest. Talle oli makstud 500 eurot sularahas, että mind uimastaks ilma korralikku läbivaatus tegemätä voiteadlikku nousolekut saamata. Koige hukutavam oli paberijälg, mille Margit Kask oli aidanud mul paljastada. Toomas ja Piret olid seda kuudekaupa planeerinud, konsulteerides finantsnoustaja tega parima viisi yle minu varade likvideerimiseksi. Uurides holdekodusid, mis aktsepteeriksid erakorrallisi paigutusi, isegi valides ette korteri kesklinnas, mille nad plaanisid osta minu kodu myygist saadud tuludega. Nad olid arvutanud, et Kadrioru kinnisvara tuks neille pärast makseja tasusid umbes 900 000 eurot. Holdekodu maksaks umbes 60 000 aastas, mis tähendas, et minu est saaks houlit seda 15 aastat, samal ajal kuin nemad naudiksid järjelle jäänud kapitali. Se oli minu kõrvaldamise äriplaan, koos tabelite ja tasuvusanalyydega. Vastasseis saabus kylmal detsembri-hommikul, kui Uria Saar arreteeris nii Toomase kuika Pireti nende kodudes. Ma ei olnud seal seda tunnistamas, aga Emma helistas mulle hiljem, et kirjeldada oma isä shokki ja tädi pisaraid, kui neid käiraudades minema viidi. Isä kordas pidevalt, et se koikon arusaamatus, rääkis Emma mulle. Tema hääl oli tylgastusest raske. Et koik, mitä ta tegi, oli sinu kaitsmiseksi. Isegi tädi Piret väitis, et nad yritasid lihtsalt aidata. Aidata. Se sona oli kautanud igasuguse tähenduse pärast koike, mitä nad olid mulle läbielada lasknud. Kohtumenetlused kestsid kuid, mille joksul elasin vaikselt Maie korteris, samal ajal kui minu enda kodu tördeldi kuriteopaigana. Margit Kask tegeles kriminaalasjaga halastamatu tohususega. Ehitades raudkindla argumendi, et mu lapsed olid tegelenud systemaatilise eakate väärkohtlemise kampanjaga, mis oli moeldud minu varavarguse holbustamiseksi. Toendid olid ylekaalukad, voltsitud üldvolikirjad, voltsitud meditsiinilliset hinnangud, systemaattinen myrgitämine, keerukas finanssplaneeriminen minu varade käsutamiseksi. Seistes silmitsi voimalike vanglakaristustega, tunnistasid nii Toomas kuika Piret end lopuks syydi vähendatud syydistustes vastutasuks täieliku kahju hyvitise ja pysyvate lähenemiskeldude eest. Päev. Milma lopuks oma korterissa takaisin sain, oli niin voidukas kuika sydänlohestav. Toad olid täpselt sellised, nagu ma need jätnud olin, aga nad tundusid teist sugused. Rikutud teadmisest, mis siil oli juhtunut. Veetsin tunde lihtsalt ruumisringi kondides, seda sentimeter haaval takaisin voites, asendades koik, mitä mu lapsed voisid olla saastanut.
aga järkjärkult hakkas korterjalle koduna tundumaan. Ostsin uue möbli, et asendada esemeid, mis kansid halbumälestusi. Vahetasin lukud ja lasin paikaldada turvasysteemi. Koige tähtsam oli se, että täitsin ruumi uute kogemuste ja suhetega, millel polnud Toomase ja Piretiga mingit pistmist. Emma käis regulaarselt kylas, tues kaasa oma uue pois söbra ja aidates mul ymberdekoreerida. Maije ja minä hakkasimme korraldama iganadalasi ohtusööke teistelle naapuruskonna naistele, kes elasid yksi. Liitusin raamatuklubiga Raamatukogus. Vatsin akvarelmaalikursuse, hakkasin isegi kohtama Orna Leskmehe Kaljuga, kes elas moone kvartalikaugusel. Muutuminen ei ollut hetkellinen, sellisest ritmisestä paraneminen vuotab aega. Oli öid, mil ärkäsin nuttes. Leinates mitte ainult suhet, mille olin oma lastega kautanud, vaikka illusioni, et perekon tähendab turvallisuust ja tingimusteta armastust. Pidin uudesti oppima oma otsustusvoimet usaldama pärast kuid kestnud ütlemist, et olen segaduses ja saamatu. Aga aeglaselt, kindlalt ehitasin uue elu, mis pohines minu enda valikutel, mitte teiste inimeste ootustel. Avastasin, et mulle tegelikult meeldis yksi elada, et yksindus polnud se hirmuta väljavaade, milleks mu lapsed selle olid teinud. Mul olid sobrad, kiis helistasid, sest nad tahtsid minuga rääkida, mitte sellepärast, et neil midagi minult vaja oleks. Mul olid tegevused, mis toid mulle roomu, mitte kohustust. 6 kuud pärast arreteerimisi sain Toomaselt kirja. Se oli täis vabandusi ja selgitusi, lubadusi, että polnud kunagi tahtnud, et asiat nii kaugele läheksid. Väiteid, että oli lihtsalt mures minu heaolu pärast. Ta kysis, kas me voiksimme kohtuda viikus, asiat läbi rääkida, voib olla hakata oma suhet uudesti ylös ehitama. Lugesin kirja 2 korda, seejärel panin selle oma paperipurustajasse. Monet reetmised on liiga pohimottelised, et andestada. Monet suhteet on liiga myrkised, et päästä. Olin veetnud 10 kuud oma elust systemaattiselt myrkitatuna, manipuleerituna ja petetuna 2 inimese poolt, kes oleksid pidanud mind kaitsmaa. Yksi vabanduste hulk ei saanut seda usalduse rikkumist olematuks teha. Selle asemel kirjutasin talle oma kirja, lyhikese, selge ja lopliku. Ütlesin talle, et olen tänuli 25 aasta eest, mis meil oli enne, kui koik valesti läks, aga niid aastad ei andnud talle oigust varastada ylejäänud osa minu elust. Ütlesin talle, et soovin talle aga et me olemme perekonnana lopetanud. Piret ei vuotnud kunagi yhendust, mis oli ilmselt parim. Kuulsin yhistä tuttavate kaudu, että oli kolinut Hispaniassa, kas uue alguse tekemiseksi voi sosinate ja kuulu juttude vältimiseksi Tallinnas. Avastasin, et minsi eriti ei huvitanut. Koige kummallisem osa kogu kogemusesta oli avastaminen, kui paljunende huulitsus oli mind kahandanud. Aastaid olid nad järkjärkult oonestanut mu enesekindlust, mu otsustusvoimet, pannes mind kahtlema oma voimes oma asiadega toimetulla. Kui se pidev kriitika mu elust emaldati, oitsesin viisidel, mida ma polnud odanud. Appisin kasutama internetipanka ja hakkasin ise oma investeeringuid haldama tasullise finanssnousta ja abiga, kellel polnud stimulit mind kallite toodete puule suunnata. Ostsin nutitelefoni ja öppisin videovestlust tegema Emmaga, kuita tööreisil oli. Appisin isegi uudesti kesklinnas autot juhtima, mida olin aastaid vältinud, sest Toomas kordas pidevalt, et se poole minuvanuselle ohutu. Iga väikevoit oli ilmoitus. Ma ei olnut hääbumas ega epäonnestumas, olin toiminut kunstliku kahtluse ja kriitikapilve all, millel polnud mingit pistmist minu tekee likevoimetega. Sellest kormast vabanenuna avastasin uudesti pädevä, enesekindla naise, kes mä alati olin olnud. Juridillisen juhtumi finansaspektid lahenesidysnä kiiresti. Kohus moistis Toomaselle ja Piretille väliä täijeliku kahjuhyvitise uurimiskulude, minu advokaaditasude ja olulliset rahvi eest eakate väärkohtlemise eest. Velgi olullisem oli se, et niil kiilati pysivalt osaleda minu finans. Voi meditsiiniliste sotsustes. Kuituellinen voit ei ollut rahallinen, se oli psykologillinen.
Esimest korda astate jouksul elasin täjelikult oma tingimustel. Keegi ei se adnud kahtluse alla minu otsuseid, ei ounestanut mu enesekindlustega kohelnud mind kui epämukavat last, keda tuleb hallata. Aasta pärast arreteerimisi otsustasin tähistada oma uut iseseisvust, tehes reisi, millest olin unistanut alates Reinu surmast, kuid mida polnud kunagi julgenut yksi planeerida. Emma aitas mul broneerida 2 nädalasen reisi Italiasse, mis hölmas kunstimuseume, kokanduskursusi ja veinide degusteerimis Toskanas. Reis oli köik, mitä olin lotnud, ja rohkemki veel. Sain sopradeksteiste reisijatega, avastasin, et mulla on fotografia-annet, ja muistsin, et yksi olemine ei tähendä yksildust. Iga päikeselojang vahemere kohal oli meeldetuletus, et elu voib endiselt pakkuda yllätysiä ilu, isegi 74 aastaselt. Kuima Tallinna takaisin joudsin, leidsin mind ootamas pakitoomaselt. Sees oli väike keraamillinen kaus, mitä olin aastait tagasi imetlenut käsityölaadal, ta oli seda detaili pärast koiki neid aastait mäletänud ja lasknud selle eritellimusel valmistada yhel keraamikul Louna Eestis. Kaasas olev kiri oli lihtne. Mul on koike pärast kaaju. Loodan, et suudat mulle kunagi andestada. Hoitsin kausi alles, sest se oli ilus, aga viskasin kirja lukemata minema. Monet vabanduset tulevat liiga hiljaa, et midagi muuta. Pärast seda, kui liiga paljon kahju on tehtud. Andestaminen ei ole alati voimalik ega isegi sovitav, monikord on koige lahkem tegu. Mitä koigi asiaosalliste heeks tehdä saab? Lihtsalt edasi liikumine. Emmast sai mun lähin peresugulane, Sildvana Emma vahel, kes mä alati olin olnud, ja iseseisva naise vahel, kelleks mä olin saamas. Ta ei survestanut mind kunagi leppima oma isä voi tädiga, ei pannut mind kunagi tuntma syyd valikute pärast, mitä olin teinud enda kaitsmiseksi. Selle asemel tähistasta minu muutumist ja toetas minu uusi seiklusi. Vanaema, sä olet nagu täiesti teine inimene, ytlestä mulle ohtusögil ues restoranis Telliskivis. Sä tundut nii palju önnelikum, nii palju rohkem. Sinä ise. Tal oli oigus. Olin rohkem minä ise. Kui olin olnud pärast Reinu surmaa. Voib olla isegi rohkem minä ise. Kui olin olnud meie abielu ajal. Esimest korda oma täiskasvanud elus elasin täielikult omaenda rahulolu nimel. Selle asemel, et pyydä täitä teiste inimeste ootusi voi vajadusi. 2 aastat pärast kriisi tegin veel yhe suure otsuse, mis oleks olnud moeldamatu peresurve aastatel. Otsustasin Kadrioru korteri siiski maha myyä, mitte selle pärast, et keegi mind sundis, vaid selle pärast, et tahtsin oma elu järgmiseksi peatykiksi midagi muud. Korteris oli nüüd liiga paljon valusaid mälestusi, ja mä leidsin end tommatuna mottest alustada uesti kuskil ues kohas. Margit kase abiga myysin kinnisvaara isegi rohkemaga kui algne hindamine, 1,7 miljoonit eurot, ja kasutasin saadud raha, et osta vuoluvka hetoaline korter Viimsis, otse Ylelahe Tallinnast. Ues kohas olid maast laajeni aknad vaatega merelle ja Tallinna siluetille. Nägin kaukuses Kadrioru katuseid, meenutusena sellest, kust mä olin tulnud, kuid mind ympritsesid uued naabrid, uued restoranid, uued voimalused. 76 aastaselt alustasin täiesti uesti ja se tundus maailma koige loomulikum asi. Maje oli alguses kolimise suhtes skeptillinen, ta muretses, et mä jooksen oma probleemide eest ära, selle asemel et neid lahendada. Aga kui ta külastas uut korterit ja nägi, kui onnelik mä olen, moistista, et se on kasv, mitte pongenemine. Kullake, sä näed 10 aastat noorem väljää, ytlestä, kui istusimme mu uel roodul ja vaatasimme, kuidas parvlaevad lahte yletasid. Se koht sobib sulle. Tal oli oigus. Inimene, kelleks olin saanud, iseseisev, seiklusimuline, enesekindel oma otsustes, vajas eluruumi, mis peegeldaks neid omadusi. Kadrioru korter oli ollut ideaalinen naiselle. Kes mä olin oma abielu ajal, kuid se ei sobinut enam naiselle, kelleks olin valinnut saada.
Kalju, lesk, kellega olin kohtamas käynud, oli alguses mu kolimisotsusest pettunut. Olimme väliä arendanut mukava rutiini ohtusöökidest, filmidest ja pikkadest jalutuskäikudest kadriorus. Aga kuima kutsusinta viimsisse kyllä, oli ta volutud nii asukohast kuika selgest toendist minu onnekohta siel. Tead, Maret, ytlestä yhel ohtul, kui vaatasimme päikese loojumist Tallinna silueti tahaa, ma pole kunagi tundnud kedagi, kes oleksen meie ees niitä jelikult uesti leijutanud. Se on inspireeriv. Inspireeriv. Se oli sona, mida ma polnud kunagi endaga seostanud, aga voib olla oli se täpne. Kui paljud 76-aastased naiset ehitavat oma elu täjelikult uesti ylös pärast seda, kui avastavad, et nende lapsed yritäsid neid parandiraha pärast myrgitada. Kui paljud opivad yksi oitsema pärast aastakymneiden peamiselt teiste inimeste suhtes defineerimist. Juhtumi juridillinen järjelkaja kestis mitu aastat, peamiselt tsiviilhagide vormis, mis olid seotud kahjuhyvitise maksetega. Thomas ja Piret molemad nägid pärast kriminaalkaristusi rahalliselt vaeva ja oli aegu, milma peaegu tunsin neille kaasa. Aga siis meenutasin systemaatilist viisi, kuidas nad olid oonestanut mu tervist ja autonomiat, kalkuleerivaid tabeleid, mis käsitlesid mu elu kui ärikulu ja mu kaastunne haihtus. Wiglus, oppisin ma, ei ole alati karistus. Monikord on sii lihtsalt edasise kahju ennetaminen ja ruumin loomine paranemiseksi. Lähenemiskeelut tähendasid, et ma ei pidanud kunagi Toomast ja Piretit uesti nägemä ega nendega rääkimä, kui ma seda just ei valinud. Se juridillinen kaitse oli värt rohkem kuin yksi rahallinen kokkulepe. Oma 78. synnipäiväl korraldas Emma mulle yllätyspeo minu viimsi korteris. Kylallisten nimekiri oli eklektilinen, Maija ja mitmet tema lapsed, Kalju ja tema tytar, uued sobrad minu akvarellikursuselt, Nabridmajast, isegi Margit Kask ja Dr. Tam, kellest olid aastate juoksul saanut toelliset sobrad. Kui ma vaatasin ringitoas, mis oli täis inimesi, kes huulisid minust ilma midagi vastu tahtmata, muistsin, et olin ehitanud midagi paremmat kuin perekond, mille olin kautanut. Niid olid suhteet, mis pohjinesid vastastikusel austusel ja siiral kiindumusel, mitte verekohustusel ja rahallisel seotusel. Ahtu suurim yllätys saapus siis, kui Emma tousis pysti, et toosti öelda. Minu vanaemalle, ytlestä, tostes oma veiniklaasi, kes opetas mulle, et kunagi pole liiga hilja enda eest seista. Kunagi pole liiga hilja uesti alustada ja kunagi pole liiga hilja valida on kohustuse asemel. Tuba puhkes aplausi, aga mis mind koige rohkem liikutas, oli ilme Emma silmis, uhkus, armastus ja midagi, mis nägi väljä nagu imetlus. Mu lapselaps oli minu yle uhke, mitte ohverduste eest, mitä olin teinud, ega kannatuste eest, mitä olin talunut, vaid tugevuse eest, mille olin leidnud, ja elu eest, mille olin ehitanud. Sel ööl, pärast seda, kuikoi kylälliset olidko ju läinud ja mä olin omakorteris yksi, seisin röödul ja vaatasin Tallinna tulesid. 3 aastat tagasi olin ollut murtud naine, kes elas oma laste hirmus, kaheldes oma moistuses ja oiguses teha otsuseid oma elukohta. Nyt olin naine, kes oli voidelnud systemaatilise väärkohtlemise vastu ja voitnud. Olin naine, kes oli oma elu täjelikult oma tingimustel uesti ylös ehitanud. Olin naine, kes oli avastanut, et en ei ole midagi, mitä sä ootat teistelt inimestelt. Se on midagi. Mitä sä lood endalle ise valikutekaudu, mitä teed iga päev. Muutumine polnud olnud kerge ega kiire. Oli olnud pimedaidöid, mill olin koiges kahelnud, mill yksindus tundus ylejoukäiv, mill olin moelnud, kas olin teinud kohutava vea, katkestades sidemet Toomase ja Piretiga. Aga iga hommik toi ue toendi, et olin teinud oige valiku. Et enda kaitsmine oli olnud eneseväärikuse akt, mitte enesehävitus. Motlesin sellelle sonalle, mille olin kirjutanut oma alkirja-asemel, olles uimastatud ja vaevuteadvuusel. Ei. Se oli olnud instinktiivne keeldumine,
tagasilykkaminen nende katsele kustutada mu taheja autonomia. Aga se oli olnudka iseseisvuusdeklaratsioon, esimene sam oma elu tagasi voitmise suunas. Ei nende manipuleerimiselle, ei nende polguselle, mis oli maskeeritud hoolitsuseks. Ei oma tuleviku ära andmiselle, kui nemad kontrollisid mu olevikku. Ei leppimiselle vähemmaga, kui ma väärin inimestelt, kes väitsid mind armastavat. Se yksi sona oli päästnud mu elumitmel moel. Se oli takistanut neil saavutamast juridilist kontrolli minu rahanduse ja meditsiiniliste otsuste yle. Aga velgi olullisem oli se, että se oli mulle meelde tuletanut, että mul on endiselt voim kelduda, vastuseista, nouda paremmat kohtlemist. Lugu oleks voinut luppeda niin erinevalt. Kui mä oleksin olnut veidi järeleandlikum, veidi usaldavam, veidi rohkem valmis uskuma, et mu lapset teavat minust paremini. Mis on mulle hea, oleksin voinut lopetada selles biigis huldekodus, äglaaselt alla käjes. Samal ajal kui nemat nautisid minu kodumyygist saadud tulusid. Selle asemel seisin mä oma privaatsel rodul, vaatega yhdelle maailma kauneimmalle vaatele, rahalliselt kindlustatud ja emotionaalselt terve, ymbritsetuna inimestest, kes hindasid mind selle eest, kes mä olin, mitte selle eest, mitä mä neille anda sain. Monikord on suurim kingitus, millä saad kellellegi anda. Kingitus validaisee ennast nende ootuste asemel. Monikord on koike armastavam tegu kelduda teiste inimeste halvimate impulsside voimaldamisest. Monikord on perekonnast emaldumine ainus viis oma elupäästä. Olin oppinut, että armastus ilma austuseta on lihtsalt paremma turundusega manipuleerimine. Olin oppinut, että veresidemed ei anna inimestele automaatselt oikeust piiramatulle juurdepääsulle sinun resurssidele ega piiramatulle sallivuselle nende väärkohtlemise suhteessa. Olin oppinut, että piiridesse admine ei ole isekas. Se on hädävajalik sinu väärikuse ja moistuse säilitämiseksi. Koike tähtsam oli se, että olin oppinut, että kunagi pole liiga hilja uudesti alustada. Kunagi pole liiga hilja nouda paremmat kohtlemist. Kunagi pole liiga hilja ehitada elu, mitä sä tegelikult tahad. Selle asemel, et elada elu, mitä teiset arvavad, et sä piaksid elama. 78-aastaselt olin onnelikum ja täitunum, kui olin olnut aastakymneid. Mul oli tulevikuplaanid. Kunstikursuset Toskanas järgmisel sygisel. Võib olla keramiikatöötuba kusagil mujal pärast seda. Mul olid sobrad, kes helistasid lihtsalt selleks, et juttu ajada, hobid, mis toid mulle raamu, eluruum, mis peegeldas minu enda maitset, mitte kellegi teise nägemust sellest, mis on minu vanuselle naiselle sobiv. Mul oli, koige yllättävämmalt, lotus. Lotus uutelle kogemustele, uutelle suhetele, uutelle seiklustele. Lotus, et mu elu parimmat osat voivat veel ees olla, mitte selja taga. Lotus, et mä saan jatkata kasvamist ja muutumist ning uute aspektide avastamist endas, kui palju aastaid mulka alles poleks. Minu perereetmise lugu oli saanut minu vabanemise luuks. Plan varastada mu iseseisvus oli saanut katalysaatoriksi suurema autonomia saavutamisel, kui mä olin ieles osannut ette kujutada. Katse mind kahandada oli tulemuseks andnud minu laajenemise suuremaksi, enesekindlamaksi versiooniksi sendast. Se on mitä mä tahan, ette muistaksite, kui olette niin kaugele kuulanut. Kuikegi sinu elus panebsin kahtlema omaenda otsustusvoimes, oonestabsu enesekindlust voi survestabsin tekemä suuri otsuseid nende mugavuse, mitte sinu eelistuste pohjal on sul oigus ööltä ei. Sul on oigus saada teistä arvamust. Sul on oigus vottaa aika motlemiseksi. Sul on oigus valida iseennast, isegi kui se valmistab teistele pettumust. Sul on oigus kirjutada ei igalle dokumentille, mis ei teeni sinu parimaid huve. Sona otseses voi ylekantu tähenduses. Sul on oigus kelduda oma autonomia. Väärikuse voi tuleviku ära andmisest, olenemata sellest, kes kysiib ja kuidas nad taotlust esitavad. Enne koike on sul oigus ehitada elu, mis teeb sind onnelikuks, selle asemel, et elada elu, mis teeb teiset inimeset mugavaks.
Sul on oigus seada esikohalle oma enda heolu, eriti kui inimesed, kes veidavad en sinust huulivat, töötavad aktiivselt selle vastu. Mä tean, et on hirmutav seista vastupere liikmetele, eriti kui nad ütlevät sulle, et vastupanu tähendab, et sä oled segaduses, isekas voi tänamatu. Mä tean, et on hirmutav riskida yksi jäämisega, selle asemel et accepterida kohtlemist, missin kahandab. Mä teen kui raske on usaldada omaenda tajusid, kui inimesed, ketä sä armastad, ytlevad sulle, et sinu realsus ei ole realne. Aga mä olen siin, et öelda teille, et hirmon hullem kui tegelikise seisvuse kogemus. Olen siin, et öelda teille, et valikulliselt yksi oleminen on lopmatult parem kuin olla ympritsetut inimestest, kessin te jausta. Olen siin, et öelda teille, et teie instinktit selle kohta, miss on teille parim, on ilmselt usaldusvärsemad kuin teiste inimeste arvamuset selle kohta, miss on teille parim. Koike raskem osa ei ole otsu se tekeminen ennast esikohalle seada. Se on hilisemä syytundega elämine, näriv hääl. Mis ytleb sulle, et voibolla reagerisid sa yle, voibolla yritäsid nad toesti lihtsalt aidata, voibolla viskasid sa arusamatuse pärast midagi väärtuslikkuminema. Aga kui sa istud omaenda rodul, vaadates päikeselojumist vaatekohal, mille sä valitsid, sest se pakub sulle romu, ympritsetuna inimestest, kes huulivat sinust ilmasin kontrollimata, hajub sytunne tänulikkuseks. Tänulikkuseks omaenda julguse eest. Tänulikkuseks elu eest, mille oled ehitanud. Tänulikkuseks tarkuse eest tunda ära, et mitte iga armastus ei ole vastuvuotmist väärt. Kas olete kunagi tuntnud peresurvet tehdä otsuseid, mis ei tundunut teille oikeed? Kas keegi on teille kunagi öelnud, että teab teist paremini, mis on teie enda elulle hea? Rääkige mulle sellest kommentaarides. Jagage oma lugu, oma voitlusi, oma voite. Luomme kogu konna inimestest, kes muistavat, et iseenda valiminen ei ole isekas, se on vajalik. Ja kui se lugu andis teille lotust, kui se tuletas teille meelde teie enda tugevust, kui se aitas teil tunda end oma voitlustes vähem yksi, palun pange sellelle videolle, meeldib, ja tellige se kanal. Huolitsemme selle eest, et se sonum jauaks igauheni, kes peab seda kulma, igauheni, kes vajab luba kirjutada omaenda versioon sonast ei-dokumentidele, miska handaksid nende elu. Sest sa oled voitlemist väärt, sinu on kaitsmist väärt, sinu elu on väärt elamist sinu enda tingimustel. Ja kunagi, mitte kunagi pole liiga hilja alustada.